raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast, vaatama ja kuulama raadiosaadet ja telesaadet Räägime asjast. Me oleme eetris pühapäeva hommikul kell 11. Lõuna-Eestis on raadiot Root FM ja Ring FM ja siis internetis saab vaadata meid loomulikult YouTube'ist ja loomulikult Facebookist ja isegi X-ist. Räägime asjast eraldi lehtedelt või minu või Mardi kontodelt. Ja täna me räägime siis 3 või 4 asjast. Me räägime kõigepealt oma eelnõudest. Meil oli päris tihe Riigikogu nädal, kus me esitasime mitu, kuidas ma nüüd ütlen, rahva peale mõtlevat eelnõud, aga loomulikult lükkas koalitsioon need tagasi. Siis me räägime Eestit ähvardavast kapodifoobiast. See on foobia 8 jalgade eest, mis on ränk foobia, mille all kannatab meie peaminister Michal. Ja välisuudistest võtsime, et ei ole mitu saadet rääkinud juba ja nüüd on päris tummine ports on meil ees ja see on Hiina USA. Ja nüüd ka juba tegelikult Putini ja Hiina tippkohtumine, kus sisuliselt pannakse paika, mitte veel ei ole paika pandud, aga kus sisuliselt pannakse paika maailma jaotamist. Meie uudised kajastavad seda, kui üldse, siis kajastavad seda natukene vildakalt. Aga kajastavad nii nagu nende ideoloogia ette näeb. Trump on halb ja mitte midagi ei saavutanud. Putin on samuti halb ja mitte midagi ei saavutanud. Asi on hea. Ja no absoluutselt valed šabloonid. Aga meil oli 3 suurepärast eelnõud. Osad kolmapäeval, osad neljapäeval Riigikogus. Ja üks neist eelnõudest, mis oli siis kolmapäeva õhtul, oli kõikide aktsiiside langetamine pluss käibemaksu langetamine toiduainete pealt. Ja plaan väga lihtne. Meil on tohutu hinnatõus olnud, meil on tohutu inflatsioon olnud, ostujõu langus olnud ja nüüd tänu sellele Iraani sõjale on ka kütusehinnad tõusnud uuesti hüppeliselt, aasta alguses hüppeliselt tõusid elektri ja ütleme siis energiahinnad. Ja meil Eestil on üks väheseid valitsusi üldse terves Euroopas, kes mitte midagi ei tee, et aidata inimesi, aidata tavatarbijaid või aidata ettevõtjaid. Ja kõige lihtsam asi, mida teha, milleks ei ole vaja mingit skeeme välja nuputada, on langetada aktsiisi. Tänasel päeval kütus siin, vaatsin sel nädalal, seal 1,7, 1,8 oli Tallinnas. Et sellest, ütleme, 90, natuke rohkem kui 90 senti on riigimaksud. Ja kui me tahaksime näiteks, et kütus oleks, ma ei tea, alla 1,5 euro, siis ainuüksi aktsiisilangetusega on see tehtav. Ja samuti muidugi elektriaktsiis, mis on meil Euroopa üks kõrgemaid, aga meil on ka Euroopa kõige kõrgem. Nüüd tuleb Delfi debilikutest faktikontrollerid muidugi lükkavad selle ümber, ütlevad, et Taanis on 1% võrra kõrgem, aga meil on Euroopa kõige kõrgem põhimõtteliselt käibemaks toiduainetele. Ei ole teisi Euroopa riike peale Eesti ja Taani, kus toiduainete käibemaks oleks nii kõrge kui meil või kus toiduainetel ei ole tehtud erandit. Praegu on paljudes riikides ju tehtud ka leevendusi, on tehtud igasuguseid maksualandusi, mitte ainult käibemaksu, vaid ka muid maksualandusi toiduainetele, medikamentidele, aga ka kütusele. Kütuse kompensatsioonid ja kütuse maksude alla tõmbamine on toimunud, ma ei tea nüüd, kas kõigis Euroopa riikides, aga vähemalt väga paljudes. Valdavas osas, ütleme niimoodi, vähemalt igal pool tegeletakse sellega. Ja mis me siis vastuseks kuulsime, mis me ikka muud kuulsime, kui et ei saa ja sellest ei ole kasu ja riigieelarve ei kannata seda välja ja kaupmees paneb tasku kõik need samad vanad lollid jutud, et Rene Kokk küsis, meil oli siis, mina tegin algatajapoolse ehk siis erakonnapoolse ettekande ja siis rahanduskomisjoni poolt oli meie superrahandusminister endine Anneli Akkermann, kes meile ju vahetult enne valimisi kinnitas, et Eesti rahandusega on kõik korras ja mingit muret ei ole ja tema jätab endast maha korras rahanduse. Huvitav, kuidas siis... ta ei ole mitte esimene, kes jätab maha korras rahanduse. Minu meelest kõik Reformierakonna rahandusministrid on seda väitnud, Maris Lauri ja kes nad kõik on olnud. Ennem teda, eks ole, Keit Pentus-Rosimannus ja küllap Jürgen Ligigi arvab, et tema on juba rahanduse põhimõtteliselt korda teinud. Aga vahel ma mõtlen, et kui Akkermann jättis endast maha korras rahanduse, kuidas see rahandus saab ikka veel olla korrast ära
kuna enne Akkermanni oli veel 2 või noh, vahepeal oli veel Mart Võrklaev, et kuidas siis minu poolt tekitatud pahandus ikka saab jätkuda, kuigi vahepeal on olnud paljusid ministreid, kes on kõik korda teinud. Ei no kõige lõbusam on see, et esmaspäeval oli meil ju ka lisaeelarve arutamine, esimene lugemine ja lisaeelarve vastuvõtmine on ka üks põhjus, miks seda vaja on ja miks seda tehakse, on ikkagi riigieelarve korda tegemine. Ainult, et see jääb kuidagi kardinavarju või pildiraamist välja, et tegelikult see suurendab võlakoormust ja tegelikult see lükkab veel rohkem tasakaalust välja. Ja noh, ja oli petukaup ka, et kui meile tuldi jutuga, et me vähendame jooksvaid kulusid, et me tegelikult on kärpe eelarve, siis esimene asi, mis nad tegid, nad tõstsid osad selle aasta kulud järgmisse aastasse, mis tegelikult ei tähenda kulude vähendamist, tähendab kulude ajatamist. Ja teiseks nad nimetasid ümber ühe riigikaitse investeeringu, mis muidu investeeringuna, kui teda nimetatakse investeeringuks, siis on ta kulu ja kulu läheb siis eelarve tasakaalu ehk tekitab suuremat defitsiidi numbrit. Aga siis nad nimetasid selle investeeringu ümber finantseerimistehinguks ja finantseerimistehing ei ole enam eelarve tasakaalus. Ja kuigi raha tuleb ikka kulutada ja raha tuleb ka ära pärast laenata ja tagasi maksta, siis eelarve defitsiidist ta ei kajastu ja eelarve tasakaal on parem. No võt sellist hookus-pookust meil siin harrastatakse, aga muidugi esmaspäeval, kui Ligi käis meil siin neid eelnõusid tutvustamas ja kaitsmas, siis see oli ikkagi, see oli häbematuse ja inimeste peale sülitamise meistriklass sõna otseses mõttes. No kui sul tulevad ikka puldist sellised pärlid, et ega valitsuse eesmärk ei olegi madalad hinnad. Ma ei tea, mis see valitsuse eesmärk on. Muidugi ma saan aru, Reformierakonna valitsuse eesmärk ongi kõrged hinnad, sest mida kõrgem on hind, seda rohkem laekub aktsiise, seda rohkem laekub käibemaksu, seda rohkem laekub igasuguseid muid makse, mis sinna on keevitatud juurde. Loomulikult, riigieelarvesse tuleb raha juurde, ainult et inimese ostujõud vaatamata palgatõusule tegelikult kukub allapoole. Ja kui öeldaksegi inimestele näkku, et aga tegelikult me tahamegi teie käest rohkem raha ära võtta ja teil ei ole õigust selle pärast viriseda, sest igasugune teiepoolne virisemine on Kremli narratiiv, siis mina ei tea, kes see lollakas on, kes peaks seda juttu tõsiselt võtma. No ja teine pärl, mida ma talle ka nina peale viskasin, oli see, et ega vaestel ei olegi bensiinijaama asja. No lihtsalt sõnatuks võtab. Ei, võttiski ja siis selle aktsiiside ja maksude alandamise ja käibemaksu alandamise jutu peale, et riigieelarve sellist miinust välja ei kannata, et need on ikkagi 100 miljonid kokku seal 600-700 miljonit, kui täielikult, esiteks ma väidan, et Rahandusministeerium prognoosib neid summasid valesti. Ta on alati neid valesti prognoosinud, ta on alati nii-öelda hirmutanud suuremate miinustega, kui päriselt tekivad. Ta on alati valesti prognoosinud siis, kui Reformierakonnal on midagi vaja läbi suruda, siis ta näitab ilusamaid numbreid ja kui ütleme siis opositsioonil või meil oli vaja, kui me valitsuses olime, kui me tahtsime teha näiteks diisliaktsiisi langetust, siis nad prognoosisid 2 korda suuremat miinust, kui päriselt tuli. 2 korda suuremat miinust ainsalt selle diisliaktsiisi laekumise rida ja jätsid välja arvutamata või ei suutnud välja arvutada seda, et see diisliaktsiisi langetus tõi kaasa transpordisektoris suuremad käibed, suurema tulu ja palgatõusu pealt laekus sotsiaalmaksu ja tulumaksu nii palju rohkem, et see diisliaktsiisi langetuse miinus oli tegelikult kaetud ja ülekaetud. Ehk siis maksulangetus tõi rohkem eelarvesse raha kui maksude mittelangetamine. Aga ei, seda nemad ei ole nõus, et riigieelarvele selline auk tekitatakse. Ja ma küsisin siis ka, et juba komisjonis küsisin ka saalis Anneli Akkermannilt, mille järgi te üldse vahet teete või aru saate, et eelarves on miinus, et te lähevad miljardid ja miljardid igal aastal miinust tekitate. 100 miljonit lähevad vasakule, 400 miljonit mingisugusele kaitseinvesteeringule riiulifirmale, 450 miljonit Rail Balticule rahvusvaheline raudtee häädemeestele. Me ei jõua kokku lugeda, millised tohutud summad virutatakse lihtsalt silm ka ei pilgu. See sama maksuküüru reform, 700 miljonit riigieelarvesse tekitati miinust. Mitte kedagi ei huvitanud. Reformierakonnal on vaja, siis teeme ära. Ja mina ütlesin ka neile, et aga kallid sõbrad, see on prioriteetide küsimus. See on puhas prioriteetide küsimus. No ma tahtsingi tuua 2 pintslitõmmet. Üks oleks olnud just see sama 400 miljonit, mis sa mainisid riiulifirmale. Ja huvitav. Mingit skandaali ei ole.
Mingit skandaali ei ole. Kaitseministeerium on sõlminud lepingu firmaga, millel ei ole töötajaid, millel ei ole käivet, millel ei ole mingit majanduslikku minevikku, mida see firma tegema hakkab, kõigil on arusaamatu. Sisuliselt riiulifirma ja sellele riiulifirmale on tehtud leping 400 miljoni eest. Mina aru saan lausa juba seda rahagi on ära kantud. Lihtsalt musta auku virutati. Mis see siis nüüd on? No ma kujutan ette, et kui meie valitsus oleks midagi niisugust teinud, issand, missugune taevani tõuseb kisa. Tuletame meelde, kui meie valitsus tegi Louis Freeh'ga 3 miljonilise lepingu, siis no terve Eesti riik pidi kokku varisema selle tagajärjel ju, et niimoodi raha kulutatakse. Ei no ja kõik need Porto Francod, eks ole, ja Tallinkile laenu andmised ja siis oli ka ju, et aetakse eelarve lõhki, eelarve tasakaalust välja, seda raha ei saa ju kunagi tagasi. Rahad on ammu tagasi saadud, rahad sai tagasi Kaja Kallase valitsus. Pani huugama. Ja teine vintslidame, mis ma tahtsin tõmmata, on see, et meil oli ka arupärimine seoses riigiasutuste, riigiametite luksuslike priiskavate igasuguste suvepäevade ja tänuüritustega, kuhu ka kulub. No meil oli seal välja toodud mitu asutust, 350 000. 150 000, noh väiksemate summadega ka, kokku miljonit eest. Ja selle peale teatab Ligi, et see on nii marginaalne summa. Riigieelarvest on see kõigest mingisugune, ma ei tea, see 0,%, et tema küll ei näe. Jah, ta ei kiida seda heaks, aga ta ei näe, et see nüüd riigi rahandusele kuidagi halvasti mõjuks. Ja kui me siis ikkagi hakkasime tooma näiteid sellest, aga näed, seda ei saa teha sellepärast, et öeldakse, et raha ei ole, aga see on kõigest ka mõnisada 000, eks ole. Seda ei saa teha, väike koole paneme kinni ja nii edasi, nii edasi. Ei, no need asjad ei ole omavahel seotud ja ega riigieelarvet tuleb ikka vaadata tervikuna ja aetakse meile mingisugust, ja mitte ainult meile, tegelikult kõigile maksumaksjatele, kõigile puuduses vaevlevatele inimestele aetakse sõna otseses mõttes täielikku soga. Ei no solvavat juttu. Ligilt ma küsisin ka, et ta on terve oma elu ajanud seda juttu, et oi, eelarve tasakaal ja suu tuleb seada sekki mööda ja laenu tuli või laenuraha ja laastu tuli on kiired kaduma ja kõik see vastiku patroneeriva, targutava eksperdi positsiooniga inimestele näägutamine, et ärge tahtke paremat elu, meil raha ei ole selle jaoks ega ei saagi olema. Ja terve elu ta on seda juttu rääkinud, et tasakaalus eelarvest rääkinud ja nüüd on ta ise rahandusminister juba, ma ei tea, kui mitmendat aastat ja igal aastal riigi võlg suureneb, riigi defitsiit suureneb. Järgmised 4 aastat on meil eelarve defitsiit 5%, 4%, 4,5%. Me liigume pankroti kursil riigina. Et kuidas ta selle oma peas kokku klapitab, et tema kui suur tasakaalu korüfee ja asjataja ja samal ajal ise iga eelnõuga, mis ta meile toob, süvendab võlga. Aga väga lihtsalt, ta ei tunnista seda. Kui sa temalt küsid ja talle numbrid paned laua peale, ta ei tunnista seda. Ja põhjendus on alati üks. Putin peab sõda. Ei, mina olen ka mina jõudsin ja lõpuks sinna välja, et ju ikka on nii, et see 2 aastat, mil ma olin rahandusminister juba eelmisel 10. enam-vähem, et see on see põhjus, miks tema peab ikka veel nüüd 6-7 aastat hiljem tegema miinuseelarveid, et ikkagi keegi teine on süüdi. See on täiesti sooda jutt lihtsalt, täiesti sooda jutt. Aga eelnõudest natuke, loomulikult lükati see tagasi. Loomulikult Eesti valitsus ei toeta, Reformierakond ei toeta, Eesti 200 ei toeta, aga peab ka ütlema, saalis ei olnud ühtegi teist erakonda, aga kes oleks toetanud kahjuks meie maksualanduste eelnõud, et ka opositsioon ei, see oli hilisel õhtutunnil, seal 12 paiku õhtul kolmapäeval, et keegi ei viitsinud sel teemal seal peale meie võimelda ja lükatigi tagasi ja järgmine päev tegime teise eelnõuga siis ettepaneku valitsusele, et panna kütusele, konkreetselt diislile ja bensiilile, reaalne hinnalagi 1,40. Üle 1,40 minna ei tohi, kui läheb üle 1,40, siis kontrollib Konkurentsiamet kütusemüüja tulusust. Kui kütusemüüja tulusus on üle 10%, siis ta ei tohi seda hinda võtta. Kui tõesti naftahind või sisendhinnad lähevad nii kõrgeks, et kütusemüüja tulusus langeb alla 5%,
siis valitsus maksab selle vahe kinni, et kütusemüüja ei oleks omadega siis kahjumis, muidu lõpetavad kütusemüümise ära või hakkavad mustal turul seda müüma. Et kuni 5% kasum võib tal olla ja siis kui ütleme, täna on meil hind seal 1,7, 1,8, et siis valitsus maksab sealt selle 30 või 40 senti kinni senikaua, kuni maailmaturu hinnad tulevad alla. Ja mis on asja mõte? Asjal on väga lihtne mõte. Esiteks, Eesti inimesed lihtsalt ei tule toime enam. No ei ole enam raha. Kõigepealt käis aasta alguses üle elektriarvetega reha ja kõik on vaesed. Nüüd tulevad kütuse. No see reha jätkub. No see reha jätkub kogu aeg. Jah, et Eesti inimestel pole lihtsalt võimalik enam. Ei ole võimalik enam ära elada. Et hoiame selle hinna all, et inimesed saaks hakkama. Teine, ja see on nagu tegelikult nüüd juba makromajanduslik asi, et kui ettevõtted peavad seda maksma, neil ka enam ei ole raha. Nad hakkavad hinda tõstma. Käivitub uus tsükkel inflatsiooni. Kui hinda tõstetakse, siis ettevõtted müüvad vähem, sest inimestel niigi ei ole raha ja kui hind ka veel tõuseb, siis jätavad üldse ostmata. See tähendab seda, et ettevõtetel ei ole enam raha ja nad hakkavad kuskilt kokkuhoidu otsima ja see kokkuhoid on töötajate pealt. Kas minnakse koondama või minnakse palka vähendama. Eriti olukorras, kus meil valitsus on teinud nüüd nii palju erinevaid seaduseid, mis võimaldavad välistööjõudu tuua odavamalt Eestisse, kui Eesti inimestele palka maksta. Et hakataksegi reaalselt Eesti inimesi, et see on tööturu, töökohtade hoidmise meede samamoodi. Ja elame selle nii-öelda naftašoki üle, mis praegu Iraani sõjast on. Ma olen kindel, et sügiseks langeb nafta hind uuesti ja me rohkem ei pea sinna sekkuma. Aga ma näen juba seda, kuidas tegelikult kokkuhoid käib kütusemüüjate poolt. On mõned tanklad, millest ma tihti mööda sõidan ja mis olid kogu aeg ööpäevaringselt lahti. Ja nüüd on öösel kinni. Tähendab, kütust sa saad, sest ta on automaat. Aga kauplusesse sa ei saa, kauplus on kinni. Aga no, aga see ongi töötaja pealt kokkuhoidmine ju. Just töötajate pealt kokkuhoidmine ja ma ei tea, mingid energiakulud. Tõenäoliselt on langenud ka kütuse müük, läbi müük. Käibed on ilmselt langenud sellepärast, et inimestel käib üle jõu. Inimene loeb neid viimaseid sente ja võtab täpselt nii palju, kui tal vaja läheb. Ja ta ei võta varuks ja ta ei võta kogu aeg iga natuks ajad, aga ma sõidan praegu siit mööda, ma võtan paagi täis. Sõidab ikkagi paagi enam-vähem tühjaks ja siis vaatab, et nüüd jätan ühe sõidu vahele ka ja siis lähen alles võtma. Ja. See kõik kumuleerub. No huumor on selles, et kui ma olin rahanduskomisjonis seda eelnõu tutvustasin, siis Maris Lauri, suur pangandus, taustaga tarkur, oli Swedbankis sel ajal, kui seal käis tohutu rahapesu. Kuidas siis Reformierakondlane teisiti. Analüüs seda ei näida. Ja analüütika seda ei toetanud. Ja on ka rahandusminister olnud ja on ka justiitsminister olnud, siis oli tema põhiline entusiasm ja põhiline kirg oli tuua Eestisse tsensuuriseadus ehk siis nii-öelda vihakõne või vaenukõne seadus. Sellest me saame veel rääkida. Ja. Aga Maris Lauri siis ajas näpu püsti ja ütles, et teie soov on vähendada hinda, aga kas te sellest saate aru, et kui nüüd me vähendame hinda, siis inimesed hakkavad rohkem ostma ja nõudlus tekitab Eestis hinnatõusu ikkagi. Nii et see ei hakka tööle. Ja siis mõtlesin, et kuule Maris, et ütle nüüd ausalt, et kas sa tõesti nagu tahad mulle öelda, et kui te muul ajal räägite, et Eesti riigil ei ole kütusehindadega mingit pistmist, et see kõik on maailmaturu hind, et nüüd te räägite, et Eesti tarbimine on nii suur, meie siin oma mõnesaja 000 autosõitjaga oleme nii suured kütusetarbijad, et meie tõstamegi globaalset nafta hinda. Et sa päriselt räägid seda juttu. Ei, mitte globaalset nafta hinda, aga Eesti turul tõstame kütuse hinda. Ja selline inimene peab ennast majandusekspertiks. Oleme ikka nüüd näinud kuul pähe lihtsalt. Aastast 2020 jaanuarist, kui meie valitsus maha joosti, oleme me näinud 21 jah, vabandust. Oleme ikkagi näinud täiesti ilmselgelt mustvalgelt praktika on tõe kriteerium, et Reformierakond, mis on pidanud ennast kogu aeg majandusekspertide ja majandustundvate ja majanduse toimimise loogikaid hästi jagavaks erakonnaks, tegelikult ei saa majandusest mitte midagi aru. Mitte kõige vähematki ei saa aru. Muide, neljapäeval oli meil ju seesama kütuse asi ja Aivar Sõerd oli komisjoni poolne ettekandja, hästi napi ettekande tegi muidugi, aga tunnistas ka, et ta ei saa üldse aru. Ta ei saa aru, mida te tahate.
Me seletame talle 4-5 erinevat inimest, kuule inimene, me tahame valitsuse interventsiooni kodanike kaitseks, et nad saaksid oma majanduslikku toimetamist jätkata ja tahame sellega ühtlasi kaitsta tegelikult ka kütusefirmasid, kütusekette, et ka nemad ei läheks ühel hetkel pankrotti, sellepärast et need lihtsalt ei ole valikut, et nad peavad kõrgeid hindasid hoidma, aga kõrged hinnad peletavad tarbija eemale ja surmavad majandust. Et terve Eesti majandus, ei ma ei saa aru, te ei saa ise ka vist aru, mida te tahate, Ei, no see on sama, ma ütlen, Rene Kokk küsis Akkermanilt selle ettekande ajal, et kuidas see siis nüüd nii on, et kui meil automaksu toodi, siis Reformierakonna üks kandev põhjendus oli see, et Eesti on ainus riik Euroopas, kus automaksu ei ole, et kõikides teistes Euroopa riikides, et me oleme täiesti ebanormaalne riik, et meil ei ole automaksu. Ja siis nüüd Eesti on ainus riik Euroopas, kus ei ole toiduainete käibemaksu soodust. Me oleme ainus riik, Taaniga koos 2 riiki Euroopas, kus ei ole toiduainetele käibemaksu soodusmäära. Et kuidas siin võib olla niimoodi, et Eesti on see valge vares ja erand ja kõigist teistest, meie astume seda õiget jalga ja kogu ülejäänud kompanii astub siis vale jalga, eks ole. Et aga näe, automaksuga oli vaja teistega samamoodi astuda jalga, et kus see loogika on? Aga loogikat ei ole, Loogika on see, et inimestelt tuleb raha ära võtta. See on Reformierakonna loogika. Loogika on väga lihtne. Meil on valitsusse jõudnud ja poliitikasse tippu jõudnud broilerid. Ja broilerid ei ole kunagi ilmutanud erilist ajumahtu ega selle ajumahu kasutamise oskuslikkust. Nii et siin küsimus on ikka väga lihtne. Need on inimesed, kellel on väga piiratud või peaaegu et olematu elukogemus ja mitmekesine töökogemus. Ja nad kujutavadki ette, et mingisugune liberalismi akadeemiast 20 aastat tagasi saadud loosunglikud märklaused, et need veavadki nüüd Eesti poliitikat edasi ka olukorras, kus maailma majandus ja kõik riikide vahelised vahekorrad ja kõik muu on muutunud. No ei vea, ei ole enam nullindad, ei ole kümnendad, isegi ei ole enam koroona-eelne maailm. See maailm on nii totaalselt muutunud, aga nemad elavad ikka oma mingisugust. Ainus, mida nad on nüüd õppinud juurde, on süüdistamine kõiki teisi Kremli suuvoodriteks olemises. Ühe asja ma lisan siia veel, et kui rääkida nüüd toiduainete käibemaksu langetamisest või ka aktsiisid, et see ongi suur raha. Me räägime 100 miljonitest eurodest, mida reformikad vaatavad niimoodi, et oi, aga see on ju raha, mis riigil jääb saamata. Aga mida meie vaatame niimoodi, et aga see on ju raha, mis inimestel jääb kätte. Ega inimesed, see on jälle, mida nad püüavad siin väita, et inimestel on nii palju sääste hoiustelt, et see on ebanormaalne lausa. Kujutad, et see on ebanormaalne, kui inimesel on, palju siis keskmisel Eesti perel võib olla, ütleme siis, me ei räägi nendest umbes 300 000 inimesest, kes on absoluutses või suhtelises vaesuses. 300 000, see on neljandik Eesti rahvast. See on neljandik Eesti rahvast, kes elab absoluutses või suhtelises vaesuses. Aga palju siis võib olla sellel ülejäänud 300 000, kes ei ela otseses vaesuses? Ma arvan, et võib-olla mingisugune 20 000. Mina olen Tagatisfondi nõukogus olnud pikki aastaid ja saan näha neid tabeleid, kus on siis hoiuste struktuur näha. Poolel Eesti elanikkonnast ei ole pangaarvel üldse mitte midagi. See palk, mis tuleb, see on. See lihtsalt tühju sulub seal. Ja siis tuleb järgmine umbes mingisugune 30-40%, kellel on seal mõni 1000 kuni mõnikümmend 1000. Ja siis see viimane ots, kellel on, ongi miljonid. 100 000 ja miljonid on arvel. Ja selle väike kogus inimesi, kellel on suured summad arvel, selle pealt saab öelda, et Eestis on pankades arvetel tohutu palju raha. Ja see tohutu palju raha on väga väikese seltskonna käes. Et selle jutu rääkimine näitab ka üht kahest, kas inimesed üldse ei tea, mida nad räägivad või ei saa aru, mida nad räägivad või jälle lihtsalt üritavad meid statistikaga lolliks teha, valetavad lihtsalt. Aga ma korra selle suure tüki kohta ütlen, jah, ongi suur raha, ongi palju raha, 100 miljonid, aga kui seda õigesti teha, siis see jõuab hindadesse, hinnad lähevad madalamaks ja mitte ainult ei lähe hinnad madalamaks, Läti näide näitas ja Eesti enda näide diisliga näitas. Kui sa alandasid makse, siis ettevõtted tõstsid inimestel palkasid. Lätis puudutas põllumajandussektorit, inimeste palgad tõusid, Eestis puudutas transpordisektorit, inimeste palgad tõusid. Selle pealt tõusis ka riigile maksulaekumine tööjõumaksudest. Ja kõik võitsid.
inimesed said rohkem palka, ettevõtted said suuremat käivet ja lõpuks riigieelarve sai rohkem raha. See ei ole raketiteadus ja nad võitlevad küünte ja hammastega vastu. No vot, sest nad on broilerid. Aga ühe eelnõu, enne kui me vahetame teemat, et lühidalt ainult, meil oli neljapäeval veel üks väga tore eelnõu, mis on otseselt tingitud elust enesest. Kõik me teame loosungit, Ukraina on meie sõda ka, meie ka sõdime, see on meie sõda ka. Ja 4 aastat, 4,5 aastat. Ja on meie sõda ka olnud, aga nüüd juhtus niimoodi, et ole ettevaatlik, mida sellega, mida sa tahad. See meie sõda ka on jõudnud meie õuele drooni intsidentide näol ja mäletame kõik seda lugu, kuidas siis Auvere Korstna pihta lendas droon ja sel nädalal lasti alla jälle üks droon, mis oli muidugi ei lastud, see oli esimene droon, mis lõpuks alla lasti siis. Aga hakkasime seda asja vaatama, et kui näiteks kukub droon Auveresse või kukub droon kellegi maja peale, kellegi auto peale, vara hävineb või hoidku taevas, et mõni inimene surma saab, siis Eesti riigis puudub mehhanism selle kompenseerimiseks. Sest kindlustused, isegi kui sul on kindlustatud, elektrifirma on kindlustatud, eks ole, tavaliselt auto või korter on ka kindlustatud, eriti kui sa oled pangalaenuga võtnud selle, siis kindlustus seda välja ei maksa, see on nii-öelda force majeure, selle vastu see kindlustatud ei ole. Ja me tegime eelnõu, või tegime siis ettepaneku tegemine valitsusele on see formaat, et valitsus looks eraldi mehhanismi, kus siis pangad, kelle vara see ju suures osas on, autod on liisitud, korterid on laenu peal, suured ettevõtted tihtilugu on laenu peal, et pank, see on suures osas pankade huvides, et see vara oleks kindlustatud ja kindlustusfirmad ise. Et looksid siis sellise fondi, kust inimestele see kahju välja makstakse. Et ei ole mingit kulu valitsusele, ei ole mingit kulu maksumaksjale, pangad ja kindlustusfondid, sest täna nad ei maksa seda välja, aga kui me loome sellise nii-öelda seadusliku raami sellele, siis nad on kohustatud seda maksma, kõigil on, nii nagu kindlustussüsteem on, kõik natuke maksavad sisse, kui kellelgi midagi juhtub, tal makstakse kinni. Ja seda ka ei toetata. See ka ei lenda, kuigi see ei tee kahju riigieelarvele, kuigi see annab kindlustunnet inimestele, ettevõtetele, kuigi see teeb võtab ühe mure või selle hirmu ära, ei toetata. Nojah, see on nüüd ikkagi otseselt seotud sellega, et see on meie sõda. No võt nüüd ongi, õnn tuli meie õuele, sõda tuli meie õuele. Ja nüüd nad ju ütlevad ise ka, need võllid igasugused siin pagunitega. Et ei ega see võib korduda. Aga kui see võib korduda, siis peaks olema ka ettevalmistusi, et ükskord see võib korduda nii, et sellel on fataalsed tagajärjed. Ja selleks peab olema riigipoolne valmidus ja riigipoolne valmidus kompenseerida inimestele, kes ei ole vabatahtlikult sõtta läinud ja kes ei arva, et nad seal sõjas on, nende varaline kahju. Aga me isegi ei taha, et riik kinni maksaks. Me ütleme, et pangad ja kindlustusfirmad. Riik antud juhul teeks selle eelnõu. Ja, et nad loob selle raami. Selle parlamendis vastu. Loob selle korra. Et siin ei ole ju ka jälle mingit raketiteadust. See on elementaarne. Aga ei, broilerite riik ei taha võtta mingit vastutust ei endale ega lükata ka loomulikult oma lemmikutele pankuritele sellist vastutust. No mida kõikide nende eelnõude pealt, kütusehind, maksulangetused, Ukraina droonide kahju korvamine, mida kõikide nende eelnõude pealt võib üks ja sama kokkuvõte. Kui muudes Euroopa riikides valitsused muretsevad selle pärast, kuidas toetada oma inimesi, kuidas kaitsta oma inimesi, kuidas aidata oma inimesi ja ettevõtteid, siis meil on valitsus, kes suhtub absoluutselt niisuguse nõukogude hoiakuga. Vaadake ise, kuidas saate. Meie asi ei ole. Ja mis mind ärritab, muidugi on alati ärritanud, on siis, mis on niisugune keskmise eestlase reaktsioon, on saame hakkama. Saame hakkama, kuidagi ikka saame hakkama. No tegelikult ei saa. No, aga enam ei saa, tegelikult ei saa enam. Tegelikult ei saa ja muidugi küsimus on ka selles, et ja küll see on nüüd eelnõu, mille toimimist me eeldaksime sõjaaja, rahuaja tingimustes. Aga kui nüüd ikkagi päris madinaks peaks minema ja ikka hakkavad lendama 100 ja 1000 droonid ja raketid ja kahurimürsud ja mis kõik, siis on selge, siis on force majeure. Aga praegu ei ole force majeure'i. Et selles mõttes praegu ikkagi peaks valitsus mõtlema kodaniku peale, aga nagu sa ütlesid, ei mõtle. Raadiosaade Räägime asjast. Nii, nüüd me peame rääkima kapodifoobiast. Kapodifoobia on teada tuntud hirm, irratsionaalne või viha või hirm
8 jalgade vastu. Ja meil on Eestis liberaalid on võidelnud, refikad ja sotsid on võidelnud aastakümneid on juba võidelnud kõikide foobiatega, mida nad on suutnud välja mõelda, alates transfoobiast, russofoobiast, no loomulikult homofoobia. Ma ei tea, ainus foobia, mida nad ei ole endale lipu, ütleme siis kilbile tõstnud, on estofoobia. Seal nad on ise selle edendajad ja nüüd on siis uus foobia veel, mida nad edendavad, see on kapodifoobia, 8 jalgade vastane hirmutamine. No, loomulikult on tegemist siis viitega Kristen Michali eelmise nädala lõpul peetud Reformierakonna üldkogu kõnele, poliitilisele kõnele. Ma pean muidugi ütlema, et Reformierakonna üldkogu tõi kokku õhvake vähem rahvast kui keskmine Ärka Eesti kõnekoosolek. Et meil nii hõredaid üritusi tavaliselt ei ole. Aga noh, see kõne oli minu meelest mitmes mõttes pöörane. Esimene asi oli see, et ta oli sellelt positsioonilt, et meil on peaminister ja meil on valitsus, kes mitte midagi ei kontrolli, et nad on mingid ohvrid, neid kiusatakse taga ja neil on nii raske ja Eestit, see opositsioonipartei jutt, kuidas me nii kangesti tahaksime, et asjad läheks paremaks, aga mis meie siin teha saame. Ja siis teine muidugi on see, et see mõtteviis, mida nad kirjeldasid, see kubises sellisest vandenõulisusest, et kui nad Reformierakond on ikka rääkinud meile, kuidas nemad usuvad õigusriiki ja nemad usuvad sõltumatuid institutsioone ja nemad ikka usuvad meil ausat ajakirjandust. Nüüd nad sõimasid ajakirjandust, sõimasid siis igasuguseid institutsioone, kes ei anna õigeid numbreid valitsusele, kahtlustasid, et küsitlused on võltsitud ja nii edasi. Ma küsisin Michalilt, et mul on kodus üle siin üks õbepaberist mütsikene, et ma võin talle selle anda, et see on juba täitsa muret tekitav, mis maailma tema on sisse langenud, et järgmiseks hakkab rääkima, et valimised ei ole õiged. Ja muidugi kolmas asi selle juures, mis mulle nagu lihtsalt jälle õhku ahmima paneb, on see, et siis nad räägivad, kuidas nemad kaitsevad vabadusi. Me kõik teame, et nemad tahavad tsensuuri meil teha oma vihakõne seadusega, kuidas nemad kaitsevad, edendavad majandust ja tahavad, et majandus kasvaks. Me kõik teame, kuidas nemad ongi majanduse põhja lasnud, kuidas nemad seisavad eestluse eest. Kõige hullemad eestluse hävitajad oma immigratsiooniga, mis üldse olemas on. See oli nagu sellises karjuvas vastuolus. Nende loosungid, nende enesekuvand, mida nad nii-öelda enda meelest head kõike teevad, võrreldes sellega, mida nad päriselt on teinud. Et ma mõtlesin, et mis aineid nemad tarbivad, et nad on võimelised sirge näoga siit juttu rääkima? Siis nad oma enda seda liberaalse demokraatia ideoloogiat, ega siis põhimõtteliselt, kas sa arvad, et Obama sul teistsugust juttu rääkis, või samasugust juttu. Kamala Harris rääkis ka ju, kuidas nemad kaitsevad vabadusi, kuidas nemad kaitsevad õiglust ja õigusriiki, olles ise algatanud kõikvõimalikke võltsitud protsesse, võltsitud tõendeid toonud ajakirjandusse Trumpi vastu ja nii edasi. Täpselt see, mida Reformierakond on teinud. Alates Marti Kuusiku tühistamisest ja siin on ju seda tühistamist on ju nii palju püütud läbi suruda. Tõnis Mägi püüti ära tühistada vahepeal siin. See Hortus Muusikuse boss Mustonen, jah. Mustonen pidi esinema kusagil Venemaal või esineski kohe vesi peale. See, et ta on aastakümneid, vähemalt mingi 40 aastat Eesti muusikaelu edendanud, suurepärase orkestri teinud, väga hea muusik ise. See kustub ära kohe, sest Reformierakonna ideoloogiline platvorm ütleb, et selle koha peal me laseme ta maha. Eriarvamuse eest hävitatakse. Ja siis räägib ta meile vabadusest. Ja just ja hoolimisest ja millest kõigest. Mulle tegi erilist huumorit see, et niimoodi läbi lillede või vihjamisi rääkis, kuidas sõltumatusele pretendeerivad institutsioonid osutuvad tegelikult siis kapi isamaalasteks. Ta rääkis siis, eks ole, Konjunktuuri instituudi juhist, kes nüüd siis Tallinna linnapeaks tõsteti Isamaa poolt. Ja ma mõtlesin, aga Eesti Panga asepresident oli üks Suti nimeline. Oli ka suur sõltumatu Eesti Panga ekspert. Ja siis järsku oli vupsti Reformierakondlane, lausa valitsuse liige. Sõltumatute ekspertide teema on nüüd meil ka ju teravalt päevakorda kerkinud,
kuna Liina Kersna on välja tulnud ideega, et ERR-i nõukogu tuleks täiendada ekspertidega, et eksperdid oleksid seal ülekaalus, et poliitikud ei saaks liiga suurt poliitilist survet avaldada vabale ajakirjandusele ehk siis riigimeediale. No see on ju päevaselge, et kui me nüüd vaatame, kes need sõltumatud eksperdid meil siin on Raul Rebasega eesotsas, kes nad juba praegu seal istuvad, siis no sõltumatusega ei ole siin mitte kõige vähematki pistmist, need on kurjad, paadunud, alatud, poliitilised aktivistid seal kõik. Ja kõik võltsid, üdini võltsid. Aga no ega Michal ei häbenenud otsesõnu Postimeest nimetada. Kunagi oli hea väljaanne, vaadake, mis tast saanud on. Nüüd kirjutatakse seal, kirjutavad naljak, väga kummalised inimesed kirjutavad seal. Et noh, ma ütlen, et ei usu, et küsitlused räägivad tõtt. No tere tulemast. Me oleme samas klubis, tundub. Et siis ei usu, et sõltumatud institutsioonid on siin, on päriselt sõltumatud. Noh, me ka ei usu näiteks, et Eesti Pank või ka Rahandusministeerium toob meile õigeid prognoose. Me ei usu, et prokuratuur on aus ja sõltumatu, me ei usu, et kapo on aus ja sõltumatu, et institutsioonide osas Michal on ka siin valgust näinud, kui seda ikka piisavalt kaua peksta reformikat, lõpuks hakkab aru saama asjadest. Aga noh, see jutt, mis ta rääkis, see oli väga huvitav, et aga Eesti inimene ei ole rumal, ta saab aru, kui talle pakutakse hirmu juttu ja ta valib lootuse või noh, siis ütleme positiivse programmi ja mõtles, et jälle nõus. Et millega on tegelenud Reformierakond 5 aastat, hirmutanud inimesi, hirmutanud sõjaga, hirmutanud EKRE-ga, hirmutanud, ma ei tea, sellega, et toimub mingi tohutu pööre kuhugi tagasi või vasakule või Venemaale või ma ei tea, mis lolli jutt on suust välja aetud. Et ainult hirmutamisega ongi tegelenud nad. Ja mingit lootust, mitte mingisugust tuleviku visiooni, et elu läheb paremaks, nad ei paku vastupidi. Jürgen Ligi käib ringi ja ütleb, tulebki süüa pesemata kartuleid ja konserve. Et nende vaade on selline, et elekter peabki kallis olema, kütus peabki kallis olema, ei tohigi nii palju autoga sõita, ei tohigi mingit välismaale minna soojamaa puhkusele, et rikute siin veel planeeti, et nemad pakuvad meile ju mitte tuleviku, sellist helget tuleviku visiooni, vaid ikka üks mõrudat, masendavat tuleviku düstoopiat. Ja ma olen täiesti nõus, kui Michal ütleb, et aga valija saab sellest aru, valija on sellest aru saanud, küsitluse järel näitab, et Reformierakonna toetus muudkui langeb. Eesti 200 polegi enam toetust, et valija on sellest kõigest aru saanud. Tore, tubli. No jah, ma ütleks selle Michali jutu kohta ja meenutades ka kõiki neid tema upsakaid, ülbeid ja üleolevaid ja patroneerivaid vastuseid, mida ta meil siin Riigikogu infotunnis annab ja arupärimistele vastates annab, et noh, see on ju tore, kui inimene hakkab valgust tasapisi nägema ja tuleb ka meie seisukohtadele lähemale, et ma isegi oleks valmis, et nii nagu oli vist nõukogude ajal, et komparteis oli liikme kandidaadi staatus. Et ma olen nõus, et kui sa siin tasapisi valgust hakkad nägema, silmad pähe hakkavad tulema, et me võime su võtta EKRE liikme kandidaadi staatusesse, et äkki siis meiega suheldes ja hakkad päris valgust nägema. Ja siis juba usub, et on süvariik ja siis juba arvab, et valimisi ei saa pidada, et äkki... Aga muidugi üks teema, mis meil oli ka infotunnis, oli väga teravalt üleval ja tõukus sellest, et esmaspäeval oli ERR-i portaalis Mark Gortfelderi ikkagi ülimasendav artikkel Eesti rahva demograafilisest tulevikust. Et vaat siin tema näeb valgust. Siin tema näeb jälle valgust, aga ta näeb seda valgust täiesti tagurpidi, nagu kiiker oleks vastupidi silma ette pandud. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Igal pool maailmas sündimus langeb. Sellega ei ole mingit probleemi. No, kuidas ei ole probleemi? Toome talle ikkagi sealt samast artiklist näiteid, et kui meil praegu sünnib aastas siin alla 10 000 lapse, siis 30 aasta pärast on see number tõenäoliselt 3 korda väiksem. Ehk võib-olla sünnib meil aastast kuskil 3500 last. Sest et need väikesed põlvkonnad, kui nad jätkavad samasugust demograafilist käitumist, ei saa paremat midagi anda. Ja kui me siis vaatame kõrvale, paneme rändetrendid, et eestlased lähevad rohkem ära, kui tulevad tagasi, aga rohkem tuleb sisse neid, kes ei ole eestlased ja eelkõige slaaviriikidest ja endisest Nõukogude Liidust, mis tähendab seda, et nagu Gortfelder ütleb, kuskil aastaks 2050 on eestlased Eestis
juba moodustavad alla poole rahvastikku, siis ei, selles ei ole ka mingit probleemi. Kõik on hästi. Et te hirmutate. Aha, meie hirmutame. Tema ei hirmuta oma 8 jutuga, meie hirmutame. No 8 jutuga on ta ilmselt võtnud oma meelest üligeniaalselt Thomas Hobbesilt. Thomas Hobbes 18. sajandi politoloogia, kes ta oli, teadlane, tuli ju välja selle teooriaga, mis on siis politoloogias selle reaalpoliitilise koolkonna need aluspõhimõtted või nurgakivid, et kui riiklikku sekkumist ei ole ja tugevat valitsust ei ole ja reegleid, mida järgitakse ja inimesi sunnitakse kohustama ei ole, siis oleks inimelu lühike, räpane ja julm või kuidas ta seal ütleb. Aga see tähendab seda, et reaalpoliitikas sellise kontrolli saavad kehtestada ainult tugevamad ja nõrgemad peavad paratamatult tugevamatele alluma. Ja millegi pärast tol korral 18. sajandil Hobbesi teooria illustratsiooniks toodi, tol ajal kardeti kohutavalt mingisuguseid hiigelsuuri kusagilt süvamere põhjast üles kerkivaid 8-jalgasid, kes neelavad tükkis täiega alla, laevad kogu meeskonnaga ja nii edasi ja nii edasi. Ilmselt on nüüd Michali valgustatus jõudnud 18. sajandi Thomas Hobbesi ja igasuguste nende katastroofi kartjate tasemele ja nüüd tema näeb siis, et meil on selline tohutu õudust äratav 8-jalg, kuhu kuuluvad EKRE, Keskerakond ja Isamaa, kes ähvardavad tema kalli liberaalse maailma nagu ühe laeva koos meeskonnaga alla neelata. No tule ikkagi mingitest luuludest välja, kullamees. Ei ma selle asja, ma ütlen, oma kapodifoobiaga ta minu meelest võib ju isegi vaimutseda, aga tegelikult ta ju rääkis meile ikka jätkuvalt EKRE-ikkest. Ta rääkis meile sellest, kuidas Eestit ähvardab järgmiste valimiste järel siis Eesti EKRE, Keskerakonna, Isamaa valitsus, milles mina nii kindel ei ole, sest et Reinsalu käis sel nädalal Esimeses stuudios, kus ta ütles, et jätkuvalt kordas seda, mida ta mitu korda varem rääkinud, et EKRE ei ole valitsemiskõlblik. Millega ta ja mille jutu põhjal võis teha järelduse, et ta eelistaks teha valitsust näiteks koos süvariigi uue projektiparteiga nimega Parempoolsed. Ta ütles selle välja. Ja. Ta ütles välja, et tema kaaluks valitsuse tegemist Parempoolsetega, et Reformierakonnaga on temal väga keeruline valitsust teha. Aga ma arvan, et aga ta ei öelnud, et nad on kõlbmatud. Erinevalt meist. Ei, muidugi me oleme kõlbmatud, sest me oleme ikkagi kõige lähem konkurent ja ma ei tea, ükskõik mis numbreid nüüd ikkagi näitavad need Norstati küsitlused, aga ega siis Norstat ka ikkagi päris aiateibaid ka näitama ei saa hakata. Isamaalt hakkab õhk välja minema, see on selge. Isamaalt hakkab õhk välja minema. Ja see elektoraat, kes on tema taha kogunenud, see on see loksuv elektoraat ja meie nägime seda loksuvat elektoraati siis, kui meil oli 25%. Ja me teadsime seda, et see ei ole püsielektoraat. Et püsielektoraat on meil suurusjärk kuskil seal 15%. Suurusjärk. Et ei maksa endale illusioone teha. Need on inimesed, kes meid pidevalt jälgivad, kes toetavad erakonna juhtpoliitikuid, tunnevad erakonna juhtpoliitikuid. Ma ei pea silmas ainult meid sinuga, vaid ka siin Poolametsasid ja teisi. Siim Pohlakut ja nii edasi. Nad on sellele kaubamärgile ja selle kaubamärgi poolt esindatavale poliitikale lojaalsed. Isamaal oli umbes 3 aastat või rohkem järjest 5-6% sellist lojaalset toetajat. Ja siis nüüd propagandaga üles pumbatult ja ilmselt ka manipuleeritud küsitlustega on tal tõstetud see kuskil 25-27% peale. See ei ole püsiv. No küsimus on selles, kui palju nad sellest valimistel ära realiseerivad, kindlasti ei realiseerivad ära 25-7%, see on selge, aga meie plaan on väga lihtne, presidendi valimised tulevad ka veel vahepeale, siin on võimalik igasuguseid muid huvitavaid vigureid näha, aga plaan on väga lihtne, meie peame võtma järgmistel valimistel nii hea tulemuse, et kombinatsioone, mida teha annab, oleks raske teha ilma meieta. Või kombinatsioonid, mida tehakse, siis oleks sellised, mis on ebaloogilised ja ebapüsivad. Me näeme ju praegu kohalike omavalitsuste tasemel seda, kui
kui tehti ka pärast 21. aastat ja on tehtud ka praegu koalitsioone, mille loogika on arusaadav ainult siis, kui sa mõistad, et nende koalitsioonide see nii-öelda motivaator on peaasi, et EKRE ei oleks võimul. Või kui vaatame mõnda teist omavalitsust, mille loogika on peaasi, et refikad ei oleks võimul, peaasi, et sotsid ei oleks võimul, siis tehakse igast huvitavaid kombinatsioone, kirjusid ja ideoloogiliselt vastuolulisi ja päkapiku koalitsioone, aga need ei ole püsivad koalitsioonid kunagi. Need ei ole püsivad koalitsioonid või nad ei ole ka väga toimekad koalitsioonid, sest nad siis liiga kirjud ja liiga erinevad. No ma ütleks niimoodi, et muidugi ma olen seda varemgi öelnud, et Reinsalu on paigaljooksu maailmameister. Ja kui Reinsalu saab peaministriks, me võime kindlad olla, absoluutselt kindlad olla, et Eestis elu ei lähe paremaks, sellepärast, et tema ei taha tegelikult midagi muuta. Me näeme ju Tallinnas, me näeme ju igal pool, kus nad on koalitsioonides. No ei ole ju positiivset muutust. Mitte mingit muutust ei ole. Muutus algab Lasnamäelt, muutus algab siit või sealt. Mingit muutust ei ole. Mitte midagi ei lähe paremaks. Selle teema lõppu ma panen ühe väga toreda. Norstat saadab iga nädal, kui nad oma selle küsitluse avaldavad, siis nad teevad sinna juurde mingid graafikuid ilusaid, ilmestavad, et kuidas numbrid välja näevad. Siis seal vanusegruppide kaupa, et kui ainult näiteks 25-aastased valiks või kui ainult linnainimesed, kui ainult maainimesed valiks, et kuidas siis see pilt oleks meil. Ja siis oli üks ilus graafiku tükk oli, et kui valida saaksid, kui oleks ainult rahvuspõhine, siis oli niimoodi, et 95% Keskerakonna valijatest olid venelased et kui 100% sees olla, siis pildile mahtus 5% Isamaa ja rohkem keegi pildile ei mahtunud, et mida see graafik näitas, jättes kõrvale selle, et ta ongi tendentslik natukene, aga et Keskerakond võib ju olla konservatiivne erakond, aga ta ei ole rahvuslik erakond. Ta ei saa kunagi olla rahvuslik erakond või vähemalt ta ei ole Eesti rahvuslik erakond. Et Eestis ikkagi on üks päris rahvuslik erakond, üks päris konservatiivne erakond. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme nüüd kaugele Hiinamaale. Trump pidi külastama Hiinat juba, kui ma õigesti mäletan, päris märtsi alguses, aga siis oli hakanud just Iraani rünnaku oli ära teinud ja pilt oli natukene liiga segane veel. Nüüd siis käis ära Hiinas ja kohe järgmine nädal või otsa sinna sõitis siis Putin Hiinasse. Ja ütleme selles mõttes minu vaade asjal on selline, et sealt ei tulnud väga palju väga suuri uudiseid välja. Meil on siin küll mingid sellist nii-öelda mets vastu kajab, et need sõnumid, mida Hiina andis Iraani osas või need sõnumid, mida ameeriklased andsid Taiwani osas, annavad võimaluse spekuleerida, et ameeriklased ja hiinlased tegid mingi kokkuleppe, et hiinlased lasevad ameeriklastel Iraaniga teha, mis tahavad ja ameeriklased lasevad hiinlastel Taiwaniga teha, mis tahavad. Ma arvan, et see päris nii lihtne ei ole, sest et neil oli teemasid, mida arutada, oli hästi palju, tohutu suur, kaks suurriiki ikkagi neid nii-öelda valdkondi, kus neil on kas kattuvaid huvisid või ristuvaid huvisid on lihtsalt lõputu register. Aga mida mina lugesin sealt välja nendest nii-öelda, ma ei tea, siis korstnast tulevate suitsumärkide järgi on see, et ikkagi Hiina ja Ameerika on üksteisele oluliselt lähenenud ja mingisuguseid probleemküsimusi otsustanud lahendada. Ja see on toimunud Venemaa arvelt ja kui ma siin teen nüüd nagu hästi julge järelduse, on siis see, et Trump kohe, kui ta teist ametiaega alustas, üritas venelastele pakkuda väga head diili. Ja selle diili põhiiva oli see, et meelitada Venemaa loobuma strateegilisest partnerlusest Hiinaga, tõmmata Venemaa nii-öelda Ameerika orbiidile või Ameerika strateegiliseks partneriks ja siis lahendada hiinlastega oma probleemid juba parema, tugevama positsiooni pealt. Venelased ei läinud sellega kaasa. Ja Trump tegi põhimõtteliselt Kissingeri. Läks hiinlaste juurde, ütles, et lükkame need venelased kõrvale ja teeme omavahel kokkulepped ära sellised, mis meid rahuldavad. No seal väidetavalt ikkagi põhirõhk oli majandusküsimustel. Mõlemad on teineteisest majanduslikult väga tugevalt sõltuvad. Hiinlased ei saa ilma Ameerika turuta, hiinlased ei saa ilma Ameerika toormeta.
Tegelikult on neil vaja paika panna reeglid ka selle uute tehnoloogiate vahelises võidusõidus, tehisintellekti vahelises võidujooksus. Ja nii nagu mina olen lugenud, tehisintellekti teemal nad ka mingisuguse kokkuleppe saavutasid ja kokkuleppe hästi lühidalt ja ma ei ole detailidega ka loomulikult kursis, on see, et me võtame selle valdkonna kahekesi nii, et me kedagi teist ei lase oma vastastikused monopole kahjustama. See tähendab seda, et venelased visati üle parda. Eurooplased ka. Eurooplased visati üle parda, hindud visati üle parda. Kõik, kes võiksid olla mingilgi määral tegijad. Et see tehisintellekt, mõlemad tahavad seda rakendada maksimaalselt oma uutes sõjatehnoloogiates ja kui meil siin meie meedia kirjutab ka, kuidas Ukrainal läheb sõjas viimasel ajal palju paremini. Sellepärast lähebki, et ameeriklased katsetavad oma tehisintellekti võimalusi, katsetavad oma tulejuhtimisvõimalusi, satelliitluure on viidud uuele tasemele ja seda kõike koordineerib omakorda tehisintellekt. Ja see on teinudki Ukraina rünnakud Venemaa pihta väga edukaks. Ega ukrainlased ise ei saaks hakkama. Kusjuures siin olen vaja jälle inimestele nagu ninapidi sisse pista, et kui palju on meie debiilne meedia rääkinud, milline Vene käsilane on Trump. Ja kui sa nüüd tegelikult vaatad nii seda, mida Trump tegi esimesel ametiajal, kuidas ta venelasi pitsitas, kui seda, mismoodi ta on nüüd tegelikult venelased nurka mänginud, suures mängus nurka mänginud, nii Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas kui Ukrainas, kui suhetes Hiinaga, nii suurt survet, nii palju pressi, nii palju kahju Vene ambitsioonidele, kui on Trump teinud selle aastaga. Mitte keegi ei ole teinud, mitte keegi. Ronald Reagan viimati võibolla. No ta on põhimõtteliselt ära võtnud kõik tõsiselt võetavad liitlased. Ei ole enam Venezuelat, tegelikult ei ole enam Iraani. Kuubaga on ka selline lükkatõmba mäng, et täna ähvardan ja homme pakun diili. Ja Kuubast ei ole millegi tegijat enam. Kuuba on lihtsalt saar, millega venelased on, nüüd nad juba mitu kuud ei ole enam sellest rääkinud, aga varem praalisid kogu aeg, kuidas me viime oma raketid uuesti Kuubale ja vaadaku siis Trump, kuidas ta nendega hakkama saab. Aga nüüd on selge, et kui mingid Vene rakette sinna ei tule, kuskile sinna ei tule. Pole kütust, pole elektrit. Et Trump on mänginud tegelikult seda rahvusvahelist mängu keeruliselt ja kõiki teisi segadusse ajavalt, aga tegelikult edukalt. Nii et kõik need, kes räägivad, et Trump on loll ja ei saa enam millestki aru ja seniilne ja väga hästi saab aru, mängib väga pika sihikuga ja mängib tegelikult väga edukalt. Ja nüüd hiinlastega täpselt sama. Anchorage'i kohtumine Putiniga. Trump tegi selged ettepanekud. Ma aitan sul lõpetada Ukraina sõja. Ma tahan selle vastu saada meiepoolseid investeeringuid ja ligipääsu teie toormeressurssidele. Ja pluss Arktika. Pluss lepime kokku Arktika osas loomulikult. Ja venelased ütlesid, ettepanekud on huvitavad, me mõtleme nende üle ja siis hakkasid vigurdama. Hakkasid lolli mängima. Ja Trump ootas ja siis ütles, et okei, ma sinuga ei saa, ma teen sellega, keda sa tegelikult kõige rohkem kardad, ehk hiinlastega. Ja nüüd ongi. Ja Putini visiidist rääkides, Vene meedia rõkkab sellest, kuidas Putin võeti vastu paremini kui Trump, ei vasta tõele. Ühtemoodi ma ütleksin. Täpselt protokolaarselt mingisugust vahet ei olnud. Väga suure pompöössusega mõlemad võeti vastu. Väga ja teine asi on see, et ega me ei tea ja me saame praktikas alles teada, mida siis ikkagi lepiti kokku Trumpi ja Xi vahel, aga me teame juba praegu, mida ei lepitud kokku Putini ja Xi vahel. Venelased tahtsid väga, kuna nad on Euroopa gaasiturust ilma jäänud, ehitada välja veel ühte Siberi jõud number 2 gaasijuhet. Ja hiinlased ütlesid, et ei, me ei taha seda. Ja ütlesid seda väga lihtsal põhjusel, et mitte olla venelastest selles suhtes sõltuvad. Ja ma arvan, et sellele eelnes kokkuleppe Ameerika vedelgaasi ostmise osas. See jälle, me siin Iraanist oleme paaril korral rääkinud ja meie meedia ja teatav selline pealiskaudne või väärtuspoosetamine, mis siin on käinud rahvusvahelise õiguse ja muud teemad, eks ole, aga tegelikult ikkagi Iraani sõda on olnud ameeriklastele edukas. Ükskõik, mida meil siin see propaganda räägib, et iraanlastel oli
paar sellist väga tugevat, nagu Trump ütleb, kaarti, mida mängida. Esimene oli nende nii-öelda terrorivõrgustik. Hezbollah, Hamas, Hutid, mis neil seal veel pudi-padi on, ISISid ja asjad. See rulliti ära juba varem. Teine tugev kaart oli neil siis põhimõtteliselt see, et nad blokeerivad Hormuzi väina ja Hormuzi väinast ei saa enam eksportida naftat ja gaasi. Ja mida tegi selle peale Trump? Ütles, teie blokeerite Hormuzi väina ära teistele laevadele. Et ainult nende enda omad siis saaks liikuda. Aga mina blokeerin ära kõigile. Et teie ei lase teisi sõita, mina ei lase teid sõita. Ja Hormuzi väin on olnud nüüd 3 nädalat juba niimoodi, et sealt tõesti midagi ei liigu. Ja kes sai Hormuzi kaudu naftat? Aasia sai. Eelkõige Hiina, aga ka Jaapan, aga ka Korea ja ütleme India ja seal ütleme Filipiinid ja need. Aga põhimass läks Hiinasse. Hiina majandus lihtsalt nii suur. Põhimass läks Hiinasse, Hiinal oli kõige valusam. Ja mismoodi maailma majandus sellele reageeris? Ameerika naftatööstus, Ameerika gaasitööstus lööb kõigi aegade kõiki rekordeid tootmismahtudega. Ja see on tulu, mille, mitte lihtsalt ei ole see tulu, aga see on ka siis ütleme geopoliitiline valuvõte, milles Trump hoiab tervet seda Aasiat ja tal ei ole mingit kiiret selle Iraaniga. Istuge ja hoidke, Iraani nafta, kõik mahutid ajavad üle ääre, iraanlased pumpavad naftat välja, lasevad sinna samasse kõrbesse maha voolata, sest puurtorni seisma panemine rikub kogu tehnoloogia ära ja pärast selle uuesti käivitamine on väga kallis ja väga raske. Et ta on selle Iraani nii-öelda küsimuse lahendanud nagu Gordioni sõlme põhimõtteliselt ja võib-olla ründab neid veel, aga tegelikku vajadust rünnata ei ole. Nii et ja sellest positsioonist ja teine asi, mille Trump tegi ära juba eelmine aasta, see puudutab seda Arktikat, kui ta alustas kaubandussõda või tariifisõda, siis selle vabastuspäev või nagu ta nimetas, kus Hiina oli ju põhisihtmärk, Euroopa kõrval oli Hiina põhisihtmärk. Hiinlased karistasid või maksid kätte sellega või siis tegid oma vastukäiguks selle, et piirasid nende muldmetallide eksporti Ameerikasse. Ja nüüd selle aasta jooksul on ameeriklased otsinud ja leidnud juba alternatiivseid kohti. Nii et hiinlastel ei ole valuvõtut enam muldmetallidega, ameeriklastel on valuvõtte naftaga ja sellest positsioonist lepivad kokku, et mida me saame teha. No geopoliitiliselt ma ütlen ka, meil aeg hakkab otsa saama. Geopoliitiliselt tegelikult on praegu nüüd ikkagi kurss selles suunas, et tuleb uuesti bipolaarne maailm. Selle bipolaarse maailma poolused on ameeriklased ja hiinlased, suhted on keerulised, mõlemad saavad aru, et sõdida me ei taha. No nii nagu oli külma sõja ajal. Ja vastuolusid tuleb meil ikka, aga need vastuolud me lahendame, aga ülejäänud on meiega võrreldes B-kategooria riigid. Ja venelased tegelikult nende 2 kohtumisega on väga selgelt näha, lükatakse B-kategooria riikide hulka. Ja Venemaa loomulikult oma geograafilise suurusega ja toormeressurssidega säilitab ebaproportsionaalselt suure tähtsuse maailma asjades. Ebaproportsionaalselt arvestades tema rahvaarvu ja majanduse üldiselt niisugust kehva seisu, selline, ei ole arenenud majandus. Lihtsalt ei ole arenenud majandus. Aga ta on lükatud praegu teisejärguliste riikide hulka ja kes võib nüüd kerkida konkurendiks, see ei ole enam ammu Venemaa, vaid see on nüüd India. See on India, kes võib kerkida konkurendiks nendele 2, aga India on geograafiliselt natuke teises positsioonis ja ta ei ole sõltuv Ameerikast nii palju, ta ei ole sõltuv Hiinast nii palju ja need omakorda ei ole Indiast sõltuvad nii palju. Ja India on omaette tsivilisatsioon alati. Ja India ilmselt hakkab nüüd toimuma üsna kiire ja radikaalne India ja Venemaa lähenemine. Aga see ei ole muule maailmale ohtlik. No mina teen sealt ikkagi sellise optimistliku ja julge järelduse, et nende, ütleme siis Trumpi ja Xi kohtumise üks tagajärgedest on see, et meie peame vähem muretsema sellepärast, et Venemaa meile kallale tuleb. Sest lihtsalt Venemaa ei ole enam selles positsioonis, et ta saaks endale seda kuigi kergelt lubada. Aga aeg saigi otsa, me täname kõiki vaatamast ja kuulamast, olge meiega jälle nädala pärast. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee